Et mu mitme rolli hulgas on ka see, et ma olen kooli õpetaja, olen ka mentor kümnendikutega, õpilastega. Ja meil oli hiljuti õpilastega oli üks mentortund, kus õpilased ise nagu algatasid teemad, et kas saab kunagi tehisintellektiõpetajat asendada või mitte. Ja üks mõte, mida üks õpilane käis välja, oli nagu umbes selline, et põhimõtteliselt ta saab teha juba väga palju. Aga mida tehisintellekt ei tee, et ma ehitan silla klassik Henrik Roonemale, mida tehisintellekt nagu ei tee, et tehisintellekt ei küsi minu käest seda, et miks ma niimoodi arvan. Ma meelega praegu nagu panen siin pausi ja riputame korraks selle väide praegu õhku, sest et selles väites on päris mitu erinevat kihti. Ja ma olen siin nagu ka nagu samas leeris, kus on Henrik, et ma väidan seda, et täna arvata, et tehisintellekt midagi ei tee, võib olla pigem vale. Me oleme praegu juba sisenenud täiesti enne olematu ajastusse. Sellist ajast pole mitte kunagi olnud. Et need samad õpilased, kes täna meil õpivad gümnaasiumis, nad on päris aktiivsed tegijad tööjõuturul, ütleme 10 aasta pärast. Nad lõpetavad ülikooli, saavad mingit teatud töökogemust, nad on päris aktiivsed tegijad tööjõuturul umbes 10 aasta pärast. Ma praegu nende seas, kes läbivad ülikooli ja tulevad tööjõuturule, ma ei kujuta täna ette mitte ühtegi tegevust eriala tööd, mis ei oleks niisugune väga sügav andmetesse sukeldumine. Andmed praegu meid igalt pool valitsevad, sellest nagu ainult laisk ei räägi. Need näited ma võin tuua siin nagu mõne tunni jagu, need näited. Näiteks nagu see, et me viimase 12 kuuga, mõelge korraks 12 kuuga, me genereerisime andmeid rohkem kui kogu see andmestik, mis on siiamaani kogu inimkonna poolt üldse genereeritud kunagi. 18 kuud tagasi on tegelikult eelmise aasta sügis. Vot sellest hetkest alas, kui me hakkame nagu lugema, siis tegelikult me oleme siiamaani genereeritud andmeid rohkem kui kõik see, mis on kunagi enne genereeritud. Me võime rääkida nagu sellest, et ma ei tea, kas on siin keegi alushariduse esindajad? On või ei ole siin saalis? Väga hea. Et teie täna lasteaedades olevatest lastest ma julgen väita, et nende lapsed omaette, need, kes täna on lasteaedest, nende lapsed, nad mitte kunagi ei hakka õppima kohustuslikult autojuhtimist. Nende jaoks saab olema samasugune hobbi, nagu on täna meie põlvkonda jaoks on ratsutamine. Kui ma seda harrastan, ma võin nagu seda õppida, aga tegelikult nagu mul autojuhtimiseks sellist nagu õppida enam vaja ei lähe. Me veel tükk aega tagasi nagu arvasime, et küberturvalisus on selliste tõsiste professionaalide patsidega poiste mängumaa. Täna küberturvalisus on iga kodaniku vastutus. Nende sama kodanikude vastutus tulevad meie koolidest täna. Iga kodaniku vastutus on küberturvalisus. Ma ei tea, võtame sellise näite, et on olemas ennust, kui me tehnoloogias üldse nagu räägime, et tehnoloogias on alati nagu 2 olulist kihti. Üks on see, et mis on täna võimalik ja mis on täna mõistlik. Et kui mingi tehnoloogia sünnib, siis ta mingil hetkel nagu hakkab läbima seda kõverast nagu seda kohta, kus tema hind läheb niivõrd märkimisväärselt nagu alla, et ta muutub igapäevaseks meie jaoks. Et üks näide on nagu see, et on olemas täna nagu hinnangud, et umbes aastal 30-31 korralikud humanoid-tüüpi robotid, mis on juba praegu täiesti nagu olemas. Nende hinnalipik saab olema tänases rahas suurusjärk 30 000 euri. Korraliku humanoid-roboti hinnalipik saab olema umbes 30 000 euri. Ühelt poolt võib tunda, et see on ikka nagu päris suur number. Aga tegelikult 30 000 euri ma julgen väita, et siin saalis vähemalt pooltel auto maksab sama palju. 30 000 euri tähendab seda, et selle kuine liisingmakse on 300 euri suurusjärk. Ja see on korralik juba tehisintellekti võimekusega väga meiega sarnane miskit,
mis on meil kodus, mis on võimeline tegema nagu asju, mis võtavad meilt ära sellise nüri töö tegemise vajaduse. Mul on kodus praegu 89-aastane juba päris viletsas seisus kellega tegelemine ikka tahab päris palju tähelepanu, on ju, tema tervise mõttes. Osa sellest saab teha sama humanoidrobot ja paneme tähele, et kui selle hinnalipik on suurusjärk 300 € kuus liisingu maksena, siis selle tunni hind on 1-2 € tunnis. Võrdleme kas või meie õpetajate 20 € tänapäevast rahas. Et tehnoloogia hind läheb märkimisväärselt allapoole. See maailm meie ümber muutub ja seda muutust täna teevad need, kes veel 15 aastat tagasi õppisid koolis. Et kui ma vaatan praegu teile kõik teile otsa, siis need samad inimesed, kes täna loovad seda tehnoloogiat, on meie koolides õppinud 15 aastat tagasi. Linnar räägib suurtest tegijatest siin ChatGPT ja OpenAI ja Anthropic ja Microsoft nii edasi, et meile võib tunda, et see on kuskil kaugel, seda kuskil Californias luuakse. Aga meil ka Eestis luuakse täna väga palju kihvti asju, need samad õpilased, kes meie koolides õppisid kõigest 15 aastat tagasi. See, mida teeb Starship näiteks. Ma tea, Skype on Eestis loodud, need näited kihtidest inseneerist asjadest on ikka väga palju siin. Nüüd täiesti loomulik küsimus on see, et kas on see üldse meile jõukohane. See maailm areneb praegu sellise eksponentsiaalse kiirusega, et kas üldse on meile jõukohane hakkama seda põlvkonda ette valmistama. Ja see täiesti paratamatult toob meid teema juurde, et meie kui õpetaja roll märkimisväärselt muutub. Et kui veel mõnda aega tagasi õpetaja oli klassis see, kes vähemalt selle aine kontekst teadis enam-vähem kõike, mida õpilastel oli vaja, siis seda enam ei ole võimalik teha. Põhimõtteliselt, õpetaja muutub pigem õpilastega kaasloojaks. Õpetaja on õpilastega kaaslooja, see, kes õpib koos õpilastega. Et meil endal koolis, kui me IT-haridus räägime, et koolis, kus mina toimetan Püha Johannese koolis, meil on suhteliselt unikaalne IT-suund gümnaasiumis, mis koosneb mingi 15 kursusest ja nende seas on pooled äkki puhtad IT-kursused, näiteks IT-projekti juhtimine, IT-analüüs, andmeanalüüs ja nii edasi. Aga teine pool on asju, mis tundub, et ei ole otseselt seotud IT-ga sellise arusaamist, nagu meie praegu saame sellest aru. Ma tean, meil legendaarne Mart Parve loeb näiteks loo jutustamist andmetega. Et kuidas saavad õpilased mingist andmestikust selle iva kätte, et mis seal tegelikult sees toimub. Või näiteks filosoofia kursus, mida ma väidan IT-s on väga vaja. Või näiteks metamõtlemise kursus. Et kui ma kokku mõtlen kõik nende kursuste peale, siis ma ei ole võib-olla kõige tüüpilisem õpetaja. Ma olen olnud koolis klassi ees või klassiga koos viimased 5 aastat. Et enne seda mul on umbes veerandsajandiline kogemus IT-s ja ma olen tegelikult läbinud IT-s kõik need sammud. Ma olen ise olnud progeja, analüütik, projektijuht ja nii edasi. Ma olen IT-s kõik need sammud läbi teinud. Mul on viimane 10 aastat enne, kui ma kooli jõudsin, mu kogemus oli seotud Nortaliga, mis on sulaselgelt üks tippettevõttest Eestis üldse. Ja vaatamata sellele veerandsajandi kogemusele, mina ei oleks võimeline täna kõike neid aineid lugema koolis. Ma täna ei ole ilmselt pigem võimeline, kuigi ma oskan progeda, aga Pythoni kursus lugeda ma pigem ei ole võimeline. See, kuidas meil loetakse projekti juhtimis või IT-analüüsi, me täiesti teadlikud läksime seda teed pidi, et me toome väljaspoolt täiesti oma ala tipud. Et meil projekti juhtimist jällegi Nortali taustaga loeb Eesti üks parimaid projekte juhte. IT-analüüsi loeb jällegi LHV taustaga minu meelest üks tugevamad IT-analüütikud üldse, kes Eestis täna on. Et tipptegijad tulevad kooli ja loevad mingid asju, aga mina ise ei ole selleks enam võimeline. Küll aga ma väidan seda, et ma olen võimeline olema koos oma õpilastega kogu selle kupatuse kaaslooja. See on see, mis võib olla õpetaja roll. Metamõtlemine on lihtsalt kui üks näide sellest kursusest, et jällegi minu teada olevat, me oleme täna esimene kool Eestis, metamõtlemist täiesti struktureeritud kursusena kooli tõi mängu. Et meie täna AI ajastul ülimalt oluline teadmine.
See, et kui sa nagu mõtled selle peale, kuidas me mõtleme üldse, vot see sama küsimus muide, millest see õpilane rääkis, nagu, millest ma algust nagu alustasin, see on klassikaline metamõtlemise küsimus. Muidugi ta ehitas nagu silla nagu rohkem mulle võib-olla, selles mõttes, et see on minu üks lemmik küsimusi nagu tunnis, et miks sa nii arvad, mis paneb sind mõtlema, et aeg võib olla negatiivne või olla negatiivne. Minu jaoks nagu isegi nagu see õige vastus ei ole nagu oluline, vaid minu jaoks on oluline saada aru, kuidas ta sinna jõudis, mis pani ta nagu mõtlema sellist, nagu ta praegu mõtleb. Ja see metamõtlemine on nagu see, kus nagu sündivad nagu päris kihvtid tähelepanekud ka õpilaste poolt. Et no näiteks meil suhteliselt hiljuti selle sama metamõtlemise kursuse raames üks õpilane jagas teistega oma kogemust, ta ütles, et tead, mul on niisugune huvitav tähelepanek, et kui ma lihtsalt, kusjuures metamõtlemine on tegelikult väga sarnane nagu selle, kuidas me nagu promptime ChatGPT-ga mõnes mõttes. Et ma pean nagu enda jaoks nagu läbi mõtlema ka nende küsimusstruktuuri, kuidas ma ise ennast nagu promptin. Ja see õpilane ütles seda, et tead, mul on niisugune tunne, et mul vahest, kui ma lihtsalt enda jaoks mõtlen läbi seda, mida ma tahan ChatGPT käest küsida, mul juba tekib vastus selle küsimusele. Ma isegi ei pea küsima, ma lihtsalt mõtlen küsimus, see promptimise enda jaoks nagu läbi. Mis täpselt ongi metamõtlemine. See ongi täpselt nagu metamõtlemine, mis on nagu üks väga oluline oskus. Et kui ma nüüd sama video, mida Hendrik näitas, kui ma nüüd korraks nagu ehitaks võib-olla nagu silla selle sama videoga, et sa rääkis nagu sellest akadeemik Jershovist, sellest raamatust, kuidas me nagu tegelikult pidime õppima progemist ilma arvutiteta. Me tegelikult mõnes mõttes nagu liigume alati nagu spiraali mööda nagu üles. Et see olukord, mis on praegu tekkinud, paneb meid mõtlema selle peale, et äkki tehnoloogia maailm hakkab hoopis mõtteviisist, mitte masinast. Mitte sellest me nagu peaks nagu tahvli taga nagu istuma, vaid sellest mõtteviisist, kuidas me nagu mõtleme. Ja seda mõtteviisi meie saame ja peame täna koolis lastele õpetama. See on meie ka elukogemusega tulev oskus. See on ka meie see, kuidas me nagu ise mõtleme, peame nagu lapsi õpetama, mõtlema, peame õpetama nagu õppima ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Et kui te küsite minu käest, kas on see kõik võimalik? Minu meelest absoluutselt. Absoluutselt on see nagu võimalik. Ja meil on nagu Eestis, ma tean seda, meil on Eestis nagu väga palju kihvti koole, kes täna seda samad nagu ajastud, mitte isegi valmista nagu ette, vaid loovad reaalselt. Ma tean nagu päris palju kihvti koole Eestis, kes ja ma ei tea, Taavi Kotka nagu rääkis väga hästi ka sellest, et kuidas see unicorns kvoodi nagu idee läks nagu siin Eestis lendu, aga neid initsiatiive on veel. Päris palju väga kihvti initsiatiive. Et meie maailm ümber muutub meie ümber ja me oleme võimelised nagu seda muutust teataval määral juhtima. Aitäh! Ma proovisin olla nagu enam-vähem nagu täpne ajast. Ma tean, ma olen viimane asi, mis praegu seisab teie ja lõuna vahel. Sul on suur kohustus. Aitäh sulle. Aga meil on aega, ma arvan, umbes 2 küsimuseks. Sulle tuleb kohe mikker, jookseb selja tagant. Tervist. Rasmus Kits, Eesti informaatikaõpetajate selts. Meie keel ja meel on kirjutatud põhiseadusesse ja ilmselgelt me ei kahtle terves kehas, terve vaim ja nii edasi. Miks me hariduskogukonnas endiselt IT ja inseneeria õppes räägime kui valikust, mitte kui kohustusest? Milles on asi? No see ei ole otseselt mulle küsimus, et jällegi, kui ma praegu räägin nagu kooli juhi sussides olles, on ju, siis meil jällegi see meie õppekava nagu üles ehitatud niimoodi, et kui meil on nagu põhimõtteliselt nagu 4 leeris kursuseid koolis, on rõki omad, mis nagu igal pool nagu Eestis õpitakse, on mingid teatavad kooli valikained, kui sa nagu valid meie koolis nagu need teed läbi. Ja kui sa juba IT-d nagu valisid nagu selles 15 kursuse nagu jagu, sa asju teed läbi. See ei ole enam nagu mingi valikaine. Et ma siiski nagu teiselt poolt nagu selle vabaduse jätaks alles. Et me tahame olla nagu vaba riik, kus vabad inimesed nagu teevad oma vabad valikud, eks ole. Ja ma ise nagu rohkem nagu usun sellesse, et kui sa lased
potentsiaalil vabatahtlikult ja kreatiivselt kasvada, sest nagu sellest päeva lõpuks nagu tuleb päris palju rohkem kasu, kui me hakkame midagi suruma peale. Järgmine küsimus. Aitäh, Madli Kopti Vähna mõisakool, kes on teinud ka karjääripöörde ja liikunud ülikoolitööst alushariduse ja 6-klassilise kooli juhtimisele. Super. Ja üks päris suur muutuse põhjus oli see, et luua seda alust ja luua seda baasi, et õpiimu, õpirõõm tegelikult juba siis 7, 8, 9 klassiks ära ei kaoks. Ja ma võib-olla küsikski sinult sellise küsimuse, et mida teha alushariduses ja mida teha 6-klassilises koolis, et kas siis 3. kooliastmes 7, 8, 9 ja gümnaasiumis oleks jätkuvalt inseneeria ja IT õpitahe alles. Et kus tekitada seda sütitust ja seda särasilmi? Aitäh! No jällegi me tuleme nagu selle teema juurde, mis mul käis nagu läbi, et ma ise usun sellesse, et inseneeria on siin pea sees kätte. See pole mingi tehnika või tehnoloogia nagu asi, see nagu inseneeria on mõtteviis, mõttemall. Ja see on see, mida me loome tegelikult nagu mida nooremast, seda paremast nagu vanusest. Et seesama metamõtlemise näide, et me täna seda nagu meie koolis juurutasime, see on täiesti struktureeritud kursus gümnaasiumis, ma nüüd just hiljuti ise läbisin ka nii-öelda koolitajate koolitust metamõtlemises ja ma olen ise nagu väga nagu selle suur fänn. Ma praegu olen täiesti siiralt veendunud sellest, et teatud elementi on vaja nagu teatava metamõtlemise elementi on vaja alustada algkoolis juba, isegi mitte seal 6, 7, 8 klassis, pigem nagu algkoolis. Ja B on muidugi nagu ülioluline ka see, et me neid elemente pidevalt paneme aine õpetamises ka. Vot need samad nagu oskust enda käest nagu küsida küsimusi, mis on alternatiivid näiteks, on. Või no ma ei tea, õpilase käest nagu tunnis me küsime, kas saad sellest aru? Ja, aga kuidas sa saad aru, et saad sellest aru? Vot see, kuidas saad aru, et said sellest aru, vot see on juba nagu metamõtlemise, metatasemel nagu hoopis nagu küsimus. Ja meil on vaja nagu seda nagu igasse ainesse nagu panna ja siis tuleb siukene natukene, mõnes mõttes siukene nagu reaalhariduse, mille jällegi nagu suur pooldaja. Mina nagu olen reaalhariduse inseneri sugune siukene mõttemall. See algab kõik nagu peas. Ma ei tea, Eiffeli torn oli ehitatud 6, seal on kõigest nagu 6 erinevat nagu nii-öelda need ühikutüüpe, millest kogu Eiffeli torn nagu ehitatud on. Et kuskil peab olema see nagu mõte ilma arvutita, ilma tehisintellektita on ju, keegi nagu pidi nagu seda endale ette kujutama. Ja vot selleks nagu pidi olema nagu teatava sellise nagu, ma ei tea, ettevalmistusega, mõttemalliga aju ja mõtteviis. Aitäh! Teeme Olegile palun suure aplausi. Tuleb sulle ka üks kingikotikene. Arno poolt. Aitäh.